See on raadioteel juhitav lennuk, mida käivitatakse ainult elektri ja magnetite abil elektromagnetilisel rööbaskäivitil, mis sarnaneb kaasaegsete lennukikandjate stardisüsteemidega. Mõni aasta tagasi ehitasin ma sarnase käiviti, mis suutis välja lasta ainult paberist lennukeid ja väikseid purilennukeid, ning see vana käiviti vajas töötamiseks keerulist elektroonikat. Aga mul on idee muuta see täiesti mehaaniliseks, mis loodetavasti teeb selle lihtsamaks ja võimsamaks. Seda videot toetab Kiiriko. Räägin neist hiljem lähemalt. Olgu, siin on esimene prototüüp. Mul on need 4 magnetit sellele siinile kinnitatud. Esimesel 2 magnetil on pooluste suunad samad, aga teisel paaril on need pööratud, nii et nende pooluste suund on vastupidine. Nii saab, kui mul on kelgul mõned mähised ja ma annan neile voolu. See peaks tekitama elektromagneti, mis tõukab esimest 2 magnetit ja tõmbub teise magnetipaari poole. Paigutame selle siis õigesse asendisse ja lühistame need mähised lihtsalt juhtmetega. Oh vau, see lendas tegelikult paremini, kui ma ootasin. Nüüd olen paigaldanud rööpa mõlemale poole 2 metallriba ja teinud ka uue kelgu, millel on need metallribad tagaosas rippumas, lootuses, et need puudutavad rööpal olevaid kontakte ja annavad mähistele voolu. Nii et lükkame need aeglaselt mähistesse ja vaatame, kas see käivitub. Purely mechanically timed. Selle disaini juures meeldib mulle see, et ajastus on täiesti mehaaniline, sest riba asendit ja pikkust saab reguleerida nii, et mähised lülituvad sisse ja välja just õigel hetkel, et kelku kiirendada. Aga need kontaktiribad ei ole ideaalsed, sest nad peavad olema täpselt joondatud, et tagada hea elektriline kontakt rööpal olevate ribadega. Aga ma arvan, et tean lahendust. Ma olen kindel, et paljud teist on varem Scalextric autodega mänginud, kus autod sõidavad mööda rada, mille keskel on õhuke metallriba. See annab voolu auto sees olevale elektrimootorile nende väga väikeste harjade kaudu auto all. Need harjad töötavad palju paremini kui mu stardiseadme kontaktiribad, sest need kohanduvad rajaga palju paremini ja tagavad hea elektrilise kontakti. Nii et ma ostsin ametliku Scalextric harjade komplekti, et neid kelgul testida. Ainult üks väike probleem. Neid ei saa joota, sest joot voolab mööda harr ja muudab selle tahkeks tükiks. Lihtsaim lahendus, mille ma selle jaoks leidsin, oli kasutada metallriba, mis on kokku volditud, et teha kohandatud kinnitus, mida saab siis joota nii, et joot ei puutuks harja otseselt. Ja kui harjad on kelgu külge kinnitatud, töötab see päris hästi. I've been doing some more designing and built this. It's essentially Olen veel natuke disaininud ja ehitasin selle valmis. See on sisuliselt sama, mis esimene prototüüp, kuid sellel on 2 korda rohkem magneteid ja 4 korda rohkem kontakte. Põhjus, miks sellel on palju rohkem kontakte, on see, et juhtmed on ühendatud nii, et poolide polaarsus vahetub iga magnetipaari läbimisel, tekitades vahelduv voolu, mis peaks põhjustama iga magnetipaari külgetõmbe ja tõuke, luues 4 tõukepunkti. Selle lühikese lõigu jooksul olen ka kelgu oluliselt lihtsustanud, paigaldades ainult 1 pooli keskele, mis võimaldab kasutada õhemat siini, nii et magnetid saavad olla üksteisele lähemal ja kelk on veidi kergem. Samuti, kui ametlikud Scalextric harjad maksavad 3 naela 50 selle 6 harja komplekti eest, mis on vaid 18 cm harju, avastasin, et saan osta seda joodiseemalduslinti, mis on lihtsalt punutud vasklint ja maksab vaid 3 naela, 41,5 meetri eest, nii et sentimeetri kohta umbes 1/8 hinnast. Ja see uus prototüüp tundub tõesti palju tõotav. On nii lahe vaadata, kuidas see asi kiirendades rööpal sädemeid lööb. Siiski märkasin ma metallkontaktidel mõningaid jälgi. See ei ole suur probleem, kuna need ribad on valmistatud niklist, mille sulamistemperatuur on palju kõrgem kui vaskharjadel. Nii et ma arvan, et enamasti on see sulanud vask, mis neile ladestub. Aga oleks tore, kui lõplikul stardiseadmel oleks kontaktid vahetatavad. Samuti ei ole kelgu käivitamine lihtsalt kontaktidesse lükates ideaalne, sest tõukejõud esimestel magnetitel on piisavalt tugev, et painutada 3D prinditud osa, põhjustades harjade lahtiühendamise ja üsna tugeva sädemete tekkimise. Seega pean ma tegema suure võimsusega lüliti, et käivitust alustada. Lõpliku disaini jaoks printisin ma magnetikinnituse Formlabs Form 4 printeriga, kuna see prindib osi UV kõvastuva vaiguga, mis peaks olema jäigem kui eelnevad magnetikinnitused ja loodetavasti takistab igasugust paindumist, mis põhjustab harjade lahtiühendamist. Lisaks näeb läbipaistvus tõesti kena välja. Seejärel pressisin kokku vasest punutise, mida saab joota põhitoitejuhtmete külge ja painutada C-kujuliseks, et kinnitada kronsteinide sisse.
Selle põhjuseks on see, et metallist kontaktiribad oleksid kergesti vahetatavad. Nii et painutades need kindla nurga alla, saab need kinnitusele asetada ilma jootmata, mis teeb nende eemaldamise ja asendamise lihtsaks, kui need peaksid kahjustuma. Järgmine samm on rööpa ettevalmistamine, puurides selle pikkusesse hulga auke, mille kaudu juhtmed saavad läbida vahelduva polaarsuse jaoks. Ja ma kinnitasin pika vasklati mõlemale poole rööbast, mis varustab kõiki kontakte elektriga. Seejärel saab magneti ja kontaktkinnituse külge panna ning need ära joota. Nüüd on meil positiivne latt sellel poolel. Negatiivsed juhtmed lähevad läbi aukude teisele poole, kus on teine vasklatt. Seejärel, kui ühendame toiteallika ühe lati külge, lükkame kelgu positsiooni ja ühendame toite teise lati külge, peaks kelk käivituma. Mis näeb pimedas väga lahe välja. Repeat this design another 9 more times for it. Nüüd pean ma lihtsalt seda disaini veel 9 korda kordama, kokku 80 magneti ja 80 kontaktiga, et näha, kui kiiresti see asi liigub. See võttis umbes 6,5 tundi ning ilmselt oleks see olnud kiirem, kui ma oleksin jootnud juhtmed otse kontaktide külge. Aga see, et kontaktid on vahetatavad, teeb tulevikus parandamise palju lihtsamaks, kui see peaks vaja minema. Seejärel saab osad kinnitada rööpa külge, siis need ära joota ja lõpuks magnetid paigaldada vaheldumisi põhja- ja lõunapoolustega. Nüüd on vaja vaid suure võimsusega lülitit, mis toimiks kelgu käivitamise päästikuna. Hakkasin lülitit printima oma Prusa XL-iga, millel on tööriistavahetuse võimalus, mis võimaldab mul printida painduvaid hinged, kuna tahan, et sellel lülitil oleks vedruga varustatud hoob, mida saab tagasi tõmmata, et laadida stardiseadet. Ja see painduv hing toimib kui riiv, mis hoiab lüliti avatuna, mis tähendab, et selleks on vaja vaid 2 prinditud osa ja mõnda väikest komponenti, et see valmis saada. See vajab lihtsalt väikest muudatust disainis, kuna see ei lukustu usaldusväärselt. Seega on sellel uuel disainil vedru all, et see oleks kompaktsem. Ja nüüd töötab riiv ideaalselt. Seejärel kinnitasin selle stardiseadmele ja jootsin kontaktid kokku ning printisin ka stardinuppu. Nii et kelk on siinil ja valmis tulistamiseks. Aga on üks probleem. Lüliti aegluubis vaatamine näitab, et hoova inerts põhjustab kontaktide kokkupuutel palju põrkumist, mis võib tunduda tühise asjana, sest see on inimsilmale vaevu nähtav. Aga kelgukiirenduse mõttes jätab see peaaegu täielikult esimesed paar magnetipaari vahele ja sädemed ei jäta lüliti kontakte heasse seisukorda. Järgmise päeva või nii veetsin erinevaid ideid proovides, et seda põrkumist vältida, aga miski ei paistnud töötavat. Kuni ma meenutasin üht lülitit, mida kasutasin eelmises projektis, nimega riidlüliti. See lüliti on sisuliselt 2 metallkontakti, mis tõmbuvad üksteise poole, kui magnet nende lähedale asetada. See väike riidlüliti on mõeldud ainult 0,5 ampri jaoks, mis pole selle stardiseadme jaoks kaugeltki piisav. Aga võib-olla saan ma ise teha sellise, mis suudab voolu taluda. Sellel uuel lülitil on 2 metallriba, mida eraldab väga väike vahe. Peal on väike magnet ning ka hooval on magnet. Siis, kui hoob üles liigub, tõmbab see 2 riba kokku, sulgedes vooluringi ja aegluubis on selgelt näha, et see põrkab palju vähem kui eelmised lahendused. Nii et ma muutsin seda veidi, et vältida voolu all olevate metallribade paljastamist ning katsin ka vassklatid, mis varustavad kontakte vooluga. Ja nüüd on heiteseade valmis. Aga enne kui me mõned mürsud välja laseme, las ma räägin sulle ühest heiteseadmest, mida saad ehitada koos selle video sponsori abiga. Kiviko eesmärk on tuua teadusesse ja probleemide lahendamisse lõbusat õppimist. Kiviko pikaajalise fännina avaldavad nende komplektid mulle alati muljet. Lihtsasti järgitavate juhiste ja kõigi vajalike osadega on see ideaalne viis teadusprojektiga alustamiseks. Ausalt öeldes soovin, et mul oleks lapsena olnud üks neist Kiviko komplektidest, sest need on suurepärane kombinatsioon ehitamisest ja õppimisest. Kaasas olevad ajakirjad selgitavad teaduslikke mõisteid nagu inerts, koomiksilugude ja lisakatsete kaudu, mida saab teha koduste vahenditega. Ja Niil on tohutu valik komplekte igale vanusele, nii et saad ehitada kõike alates veepudeli rakettidest kuni trebuchetedeni. Nii et kui sa pole veel Kiviko komplekti proovinud, siis soovitan sul kindlasti neid järele vaadata. Ja praegu saad oma esimeselt kuult nende kuutellimusest 50% soodustust, kui kasutad koodi Tom Stanton või lähed aadressile kiviko.com/Tom Stanton. Link on allpool videokirjelduses. Lukus ja valmis minema. Kas see näeb hea välja? Okei? 3, 2, 1. Vau, vaata kuidas see kogu tee sädeleb alla.
See on nagu see helendaks. Sellel on nagu järelpõletid küljes. Oh, see on nii lahe. Oh, see startis täpselt õigel ajal. Ma tean, et ma sain sellega hakkama. Sa said trimmiga täpselt pihta. Turistad viinamarja 3, 2, 1 peale. What do you call this? The bullet See oli korralik plärts. loaded in. Oh, see oli nii hea plärts. Suurepärane. See neelas kogu kelgu energia endasse. Oh, kelk tabas rööbast. Oh ei, kas see on siis korras? Jah, tundub korras olevat. Noh, ma võiksin sinna 3 viinamarja panna. Mitu viinamarja, sõbe? 3, 2, 1 peale. 3 viinamarja. Ma olen viinamarja mahlaga üle valatud. Oh, üks ei plahvatanud, üks on peal. The speed. Kuidas see sinna sattus? Oota. Kas üks sai pihta? Ainult üks on alles. Oh, tagasilöök. Lainet pole. Ma ei suuda uskuda, et ma selle tõesti lõikasin. Mida sa teed, Tommy? Lasan hotdogisid. 2, 1. And 48 volts. And aside from the sparks getting Oh ei! it's clear the 200 Sii on nagu uiss. Nii, meil on... kuidas sa seda nimetaksid? Kulrongi kelk. Kulrongi kelk. Kas laadisid selle ära? 2, 1. is far heavier than the 100 turn. Bosh, see läks ikka kiiresti. 2, 1. However, we can use the tracking software to measure acceleration. Nüüd võib stardiseade olla valmis, aga kelgu kallal on meil tööd teha. Nii et ma ehitasin 4 uut kelku. Igal ühel erinev arv traadikeerdeid pooli kohta alates 100 kuni 400 keerdeni, et näha, kuidas see mõjutab kiirust. Meaning that if all sleds were equal in mass, we'd have a... Ja et kiirust täpselt mõõta, printisin ma selle jälgimismärgise, mida saab iga kelgu külge kinnitada. Seejärel, kui see on aegluubis filmitud, saan ma salvestise importida videosalvestuse jälgimise tarkvarasse, mis mõõdab selle kiirust mööda rööpa pikkust. Seejärel kordasin seda testi 16 volti, 32 volti ja 48 volti juures. Ja peale selle, et sädemed on kõrgema pinge korral suuremad, on selge, et 200 keeruga kelk võidab alati võistluse. Teoorias peaks rohkem traadikeermeid looma tugevama elektromagneti. Aga see ei arvesta iga mähise massi, sest 400 keeruga mähis on palju raskem kui 100 keeruga mähis. Nii et see on peen tasakaal elektromagneti tugevuse ja kelgu massi vahel. Kuid me saame kasutada jälgimistarkvara kiirenduse mõõtmiseks ja kuna me teame iga kelgu massi, saame kasutada Newtoni teist seadust. Jõud võrdub mass korda kiirendus, et arvutada magnetite poolt tekitatud ettepoole suunatud jõudu. Ja see näitab, et 400 keeruga kelk tekitab suurima jõu, mis tähendab, et kui kõik kelgud oleksid massilt võrdsed, oleks meil selge võitja. Samuti põhjustab rohkem traadikeermeid suurema takistuse ja seetõttu on pooli läbiv vool väiksem, mis vähendab koormust õhukestele vaskharjadele. Nagu 100 keeruga kelgu puhul läbib pooli 48 volti juures peaaegu 90 amprit voolu, mis hävitab harjad. Seejärel muutsin kelku nii, et harjad oleksid vahetatavad, kuna need kinnitatakse oma kohale ühe poldiga. Seega, kui neid on vaja vahetada, saan lihtsalt poldi lahti keerata ja uued harjad külge joota. Loodetavasti saavutab see heiteseade palju suuremaid kiirusi kui mu vana heiteseade, kuna siin pole tundlikke elektroonikaseadmeid, mis pinget piiraksid. Aga 3-kordse sisendpingega jõuab kiireim kelk vaid 44 miili tunnis, mis on vaid 4 miili tunnis kiirem kui mu vana heiteseade. Küll aga suudab see uus disain taluda suuremat voolu. Seetõttu saame kujundada kelgu, millel on mitu mähist. See loodetavasti tekitab palju suuremaid magnetjõude, et välja lasta palju raskemaid laskekehi. Nii et selle asemel, et välja lasta paberist lennukeid ja väga kergeid 3-mõõtmeliselt prinditud lennukeid, proovime välja lasta täisfunktsionaalset raadioteel juhitavat lennukit. See lennuk on üks kergemaid raadioteel juhitavaid lennukeid, mis mul on. Kõigest 138 grammi, kuid see on siiski kõige raskem asi, mida ma olen magnetitega välja lasknud. Ja kuna 400 keeruga kelk tekitab ettepoole suunatud jõudu 6,7 Newtonit, peaks teoorias 2 poolist piisama, et see lennuk saavutaks umbes 9 meetrit sekundis, mis peaks olema piisav kiirus, et see õhku tõuseks.
nii et ma lõin lennukikere 3-mõõtmelise CAD-mudeli OnShape'is, mis on pilvepõhine CAD-programm ja see võimaldab mul lihtsalt kujundada kinnituse, mis peaks seda kelgu küljes hoidma. Kui soovid sarnaseid projekte kujundada, soovitan kindlasti OnShape'i proovida. Seejärel saab mudeli eksportida ja 3-mõõtmeliselt printida, mis sobib lennukile ideaalselt. Vau, see sobib ideaalselt! Nii, uue topeltmähisega kelk on testimiseks valmis. Mõtlesin, et peaksin enne kiire testi tegema katsekaaluga, et oma arvutusi kontrollida. 3, 2, 1. See peaks asja ära ajama. Järgmisel päeval läksin siis kohalikku parki, et loodetavasti natuke lennata. Lennuki ja kelgu kogumass on 220 grammi ning see saavutab kiiruse 10,2 meetrit sekundis ehk 22,8 miili tunnis 10 sekundiga, mis on üllatavalt kiirem, kui ma arvasin. See ei pruugi olla kõige praktilisem viis mudellennuki õhku laskmiseks, aga minu arvates on see üks ägedamaid. Aitäh vaatamast!